Tere armsad vaatajad! Oleme täna siin Kristiinaga, et arutada karusloomafarmide keelustamise teemat ja arutada muid olulisi loomade heaolu teemasid. Kristiina, oled töötanud karusloomafarmide keelustamise nimel juba 15 aastat. Mis on see, mis innustab sind seda tööd tegema? Ja see on hästi hea küsimus, sest mulle tundub vahel, et kui sa oled midagi teinud peaaegu pool oma elust, et siis võib juhtuda niimoodi, et tegevus on väga autopiloodil ja iga päev kogu aeg ei mõtle just, et miks on see põhjus ja mis inspireerib või innustab. Aga tegutsedes just loomade heaolu teemadega, siis põhjused tuletavad ennast pidevalt ise meelde. Kui me tegeleme karusloomafarmide temaatikaga ja vaatame kaadreid, mis tulevad karusloomafarmidest, või kui me räägime kanade heaolust või sigade heaolust, siis uudised või teadusraportid loomade heaolu probleemidest nendes farmides on midagi, mida kindlasti tahaks aidata lahendada ja olukorda parandada. Lisaks mulle tundub veel, et kui me vaatame laiemalt, millises maailmas või millises ühiskonnas me elame, kus võib-olla, ma ei tea, pinnapealsust või teemasid, mis on küllaltki negatiivse maiguga, on palju, siis mulle tundub, et kõige olulisem asi, mida päeva lõpuks või elu lõpuks teha, ongi see, et aidata võimalikult palju leevendada kannatusi ja suurendada loomade heaolu. Nii et minu jaoks kindlasti see altruistlik perspektiiv sellele, et mul on võimalik pühendada oma tegevus, oma elu sellele, et kellegi kannatus jõuaks päevavalgele ja kellegi kannatust leevendada. See on hästi oluline. Ja lisaks siis kolmandaks oluline perspektiiv just, et kui me mõtleme loomade peale, siis need loomad, kes on tööstusfarmide kitsikuses, olgu see karusloomafarm, munafarm, mis kõik veel, nendel loomadel ei ole võimalik organiseeruda ja minna ise siis Riigikogu ette piketti pidama või kui me mõtleme nähtamatute loomade tegevuse peale, et see munakana, kes seal kitsas puuris on, tal ei ole mitte mingit võimekust, et teha midagi, et ta elu paremaks läheks. Ta on pandud sinna kinnisesse puuri, ta kannatab seal kogu elu. Sellepärast on eriti oluline, et me inimestena, kes me märkame neid kannatusi, sekkuksime ja sekkuksime just suurel ühiskondlikul tasandil, et sellised pidamistingimused jääksid minevikku ja et me ei peaks üldse rääkima sellest, et on mingisugused julmad kaadrid farmidest või et ma ei taha neid näha või midagi sellist, eks ju, mida me kuuleme päris tihti. Et oluline ongi siis see, et loomade olukord paraneks piisavalt palju, et ei oleks neid julme kaadreid karusloomafarmidest, sest et me oleme selle probleemi lahendanud ja karusloomafarme enam ei oleks. Nii et see kindlasti motiveerib mind väga palju, et seista nende eest, kellel endal ei ole häält ja võimalust, et oma elu paremaks tegemise eest siis võidelda. Ja, väga ilus mõte. Ja karusloomafarmide keelustamist arutati Riigikogu tasemel esimest korda aastal 2009. Millised arengud on selle 11 aasta jooksul toimunud? Jaa, see on üks küsimus, mida ma tihti saan, on see, et kuidas ma nii kaua selles valdkonnas juba tegutsenud olen ja kuidas ma olen nii optimistlik või kuidagi, ma ei tea, rõõmsameelne või midagi sellist, eks ju, et teemad on ikkagi tumedad ja puha ja loomade väärkohtlemist kahjuks meil veel jagub tööstuslikul tasandil ka. Aga vastates küsimusele just, et kõik need, et kui ma alustasin seda tegevust siis noore, väikse, tagasihoidliku, hooliva teismelisena. Kui ma mõtlen Eesti ühiskonna peale, karusloomafarmide temaatika peale toona ja nüüd aastal 2020, siis ma juba tunnen, kuidas ma tahaks nagu naeratada selle muutuse peale, sest et see annab nii palju usku ja lootust, et
kui inimesed õpivad, saavad teada, et midagi on läinud väga nihu, nagu näiteks karusloomakasvatus, et me parandame need vead, me langetame paremad otsused ja me seisame õiglasema ühiskonna eest, kus siis ei peeta loomi kitsastes traatpuurides. Nii et kui ma mõtlengi tagasi nende aastate peale, kui me alustasime toona siis teistes organisatsioonides tööd selle nimel, et Eestis enam ei peetaks rebaseid naaritsaid kitsastes traatpuurides. Toona oli olukord, kus Eestis asus Baltikumi suurim karusloomafarm. Sel farmil ei olnud tegevusluba, nad ei täitnud pooli seaduseid ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui me siis väikse huvigrupina hakkasime seda teemat agendasse tõstma, esialgu meid, ütleme ausalt, naerdi välja, kedagi ei huvitanud, see tundus teemana naeruväärne ühiskonnas, kus oli, ma ei tea, majandussurutis ja nii palju muid pakilisemaid probleeme. Aga sisuliselt me võimegi öelda karuslooma temaatika osas, et me oleme näinud ühe teema tuhast tõusmist, kuidas nagu nullist on võimalik läbi järjepideva ja pühendunud töö saavutada head tulemused, saavutada see, et ühiskond liigub millegi positiivsema poole, kuidas asjad lähevad paremaks, kui läheneda targalt ja mitte anda alla selle peale, kui ühiskond esialgu ütleb sulle ei, see teema ei ole oluline, loomade heaolu, mis asjad need karusloomafarmid üldse on, eks ju, et see tekitab minus väga palju lootust, et me oleme võimelised muutusteks, kui me saame teada, et muutus oleks asjakohane. Nii et need, ütleme, see 11 aasta pikkune protsess, tegelikult pikem, sest et teadlikkuse kasvatamine algas kindlasti ka varem. See on midagi, mille üle tasub hästi uhke olla. Et algsed mõtted, mis tundusid, et Eestis ei lähegi kunagi asjad paremaks. Nüüd me näeme siis, kuidas karusloomafarmide keelustamisega oleme jõudnud kaugemale kui kunagi varem. Ja milliseid suunitlusi sa tajud just erakondade seas ja poliitilisel maastikul? See on ka eriti põnev vaadata erinevate erakondade lõikes muutusi, et kui kunagi näiteks ütleme, majandusliberaalid ütlesid, et ei, meie kunagi ei hakka toetama seda, et ettevõtlust, vabadust piirata, eks ju, sest et see on nende maailmavaates väga oluline printsiip, siis nüüd me näeme, kuidas majandusliberaalid on ühed suurimad toetajad, eks ju, nii Riigikogu fraktsiooni lõikes kui ka erakonnana laiemalt. Või isegi minu jaoks kõige ägedam, ütleme niimoodi, et paljudes aruteludes me näeme tendentsi justkui nagu et konservatiivid küll ei toeta loomade heaoluga seotud küsimusi või midagi. Miks nii? Muidugi toetavad. Et see ongi oluline, et meie oma kommunikatsioonis kõnetaks ühiskonda võimalikult laiapõhjaliselt ja me oma kommunikatsioonis ei välistaks mingisuguseid gruppe ja nii edasi. Ja praegu mul on eriti hea meel näha just, kuidas rahvuskonservatiivide hulgas tõstab pead see meelsus, et selline loomade kohtlemine peab jääma minevikku. Ja mul on hea meel just, et see on midagi, mida varem on võib-olla peetud, et oi, nemad küll ei tule kaasa ja see on mingi, ma ei tea, mis progressiivne agenda ja puha. Aga see minu jaoks veel rõhutab asjaolu, et loomadest hoolimine ja loomade heaolu väärtusena on teema, mille taha kogu ühiskond saab joonduda, sõltumata meie eriarvamustest muudes poliitilistes küsimustes, sõltumata meie muudest siis erimeelsustest. Me kõik hoolime loomadest ja me näeme praegu just karusloomafarmide temaatikas samamoodi, et see on eelnõu, mille taha saavad joonduda erinevad erakonnad. Millises seisus on Eesti karusloomakasvatus hetkel? Väga halvas seisus, mida ma võin öelda väikse naeratusega selles kontekstis just, et see tähendab, et loomade arv, keda karusloomafarmides peetakse kitsastes traatpuurides ja aasta lõpus siis hukatakse väga julmadel meetodil nende karusnaha saamiseks. Nende loomade arv on kuivanud märkimisväärselt kokku. Kunagisest hiilgeajast, kui Eestis oli circa 200 000 looma, on alles jäänud nüüd mõni tuhat ja enamik farmidest on andnud märku, et lähiajal sulgevad uksed.
Eesti suurim farm, mis siis on hästi palju teemaks nende arutelude keskmes, on samamoodi naaritsaid nad enam ei kasvata, alles on jäänud vaid käputäis rebaseid ja ka nemad kaaluvad uste sulgemist. Chinchilla-farmidest enamik on teatanud, et sulgevad uksed, nii et me näeme nagu ühiskondlikku muutust mitmel tasandil. Ühelt poolt on see, et loomakaitseorganisatsioonid on tõstnud keelustamise agendasse, eks ju, et seadusandlikul tasandil muuta olukorda. Teisalt me näeme, kuidas see on tõlkunud ümber ka tarbija käitumise praktikate muutumisse, kuidas maailmaturul karusnaha osakaal, suured moebrändid on teatanud, et pigem ei soovi kasutada karusnahku tulevastes kollektsioonides. Et me näeme seda muutust hästi mitmel tasandil, mitmel rindel ja see teebki selle muutusega tõhusaks, eks ju, et lisaks sellele, et väga paljud riigid keelustavad karusloomafarme, lisaks sellele ka moebrändid ütlevad, et karusloomafarmidest ei soovi karusnahku kasutada, eks ju. Ja niimoodi me liigumegi sinna poole, et vähemalt selle väga julma loomade kohtlemise me saame lõpetada. Ja ma usun, et see võib olla küll midagi, mida ka meie oma eluajal näeme. Sa kirjutasid oma sotsioloogia lõputöö Eesti karusnahatööstusest. Mis sind selle uurimuse juures kõige enam üllatas? Jaa, ma loodan, et ma nüüd liiga pikalt sellest ei räägi, aga ma olen ka teinud ühe sotsioloogilise uurimuse tapamaja töötajatest ja sama asi, mis tuli välja intervjuudest tapamaja töötajatega, tuli välja ka intervjuudest karusnahatööstuse esindajatega, mis annab märku veel sellest, et meil on inimkonnana väga palju lootust ja meil on väga palju põhjust tuua endas esile neid hoolivaid tendentse, hoolivaid meelelaade. Ja intervjueerides näiteks karusnahatööstuse esindajaid, siis oli erakordselt huvitav, kuidas näiteks, kui ma intervjueerisin karusnahaköösnereid, siis poole pealt, kes just tegelesid karusnahkade töötlemisega, siis ka nemad teadlikult, nad käisid seal farmis karusnahkadel järel, aga nad teadlikult hoidusid sellest, et mitte minna vaatama, kuidas loomad elavad. Sest et seal oli näha intervjuudes, et nad tundsid ebamugavustunnet. Nad ilmselgelt uskusid karusnahka, sest et see oli nende töövaldkond ja puha, aga kuskilt jooksis nende jaoks piir, kus nad ei tahtnud rohkem teada enam. Ja intervjuudes oli ka selgelt näha, et siin aktiveeruvad psühholoogiliselt, eks ju, erinevad kaitsemehhanismid, et mis ma neid ikka vaatan ja teada värk ja kõik on hästi ja puha. Üks köösner näiteks rääkis mulle, kes ei olnud ise külastanud karusloomafarmi, kuidas kõik karusnahad pärinevad Skandinaavia farmidest, kus rebased jooksevad vabalt ringi ja nii edasi. Ehk siis need müüdid, mis ringlevad, muidugi on kahju, et valeinfo ringleb, aga teisalt siin on näha, et kui me tõesti üldse ei hooliks loomade heaolust, siis meil oleks ükskõik. Kitsas puur, teeme veel kitsamaks, mahub rohkem loomi, eks ju. Või et mis unelm Skandinaavia farmidest, mis kahjuks ei vasta tõele, eks ju. Aga see aitab meil toime tulla selle mõtlemisega, et karusnaha puhul, mis pärineb siis karusloomafarmidest, eks ju, see on kellegi nahk. Keegi, kes on kunagi elanud, oma mõtteid mõlgutanud, mis kõik veel, eks ju. Ja inimestena see tekitab meil ebamugavustunnet. Ja me peame kuidagi sellega toime tulema. Ja ma nägin selgelt seda ka karusnahatööstuse esindajaid intervjueerides, et seal on teatud toimetulekumehhanismid, kuidas hakkama saada sellega, et kui me mõtleme selle peale, kuidas karusnahk farmides, mis kõik seal toimub, kuidas loomade hukkamine käib, ega enamik meist ei tunne väga mugavalt ennast selle vestluse juures, eks ju. Aga ma tunnen, et ma võtan ühesõnaga nendest intervjuudest ja sellest uurimusest ka kaasa lootust, et meis kõigis on see alge, eks ju, et me tahame head ja me ei taha, et ükski loom või elusolend kannatama peaks. Ja ma nägin, et nendes inimestes on väga selgelt see alge olemas. Sa oled korduvalt külastanud ka ise karusloomafarme. Et mis tunde on need külastused sinust tekitanud, sinust kui loomadest hoolival inimesel? Ma ei teagi, kui palju neid kordi kokku on olnud nende aastate jooksul, aga palju. Ja need on tõesti, see on selle töö tumedam pool, eks ju, kui sa lähed otse selle
probleemi allikani, millest enamik inimesi väga teadlikult kas pöörab pea ära, kui nad puutuvad, ma ei tea, veebi vahendusel videote või piltidega kokku või võib-olla nad ei puutu kunagi kokku, eks ju, et minna sinna, mis on nagu ühiskonna eest varjatud ja kus ongi need samad nähtamatud loomad, eks ju, kelle eest me seisame ja kelle heaolu me tahame parandada. Käigud nendes farmides samamoodi, kui ma olen külastanud, ma ei tea, sigalaid või kui ma olen käinud Eesti suurimas tapamajas, mis kõik veel. See on erakordselt raske, aga aastatega kasvab tugevam nahk kindlasti. Et kui me nüüd hiljuti käisime just, eks ju, Eesti suurimas puurikanalas, sealne vaatepilt on päris karm selles osas, et nii kitsalt näha nii palju loomi koos. Ma arvan, et iga loomadest hooliv inimene mõistab, et kuidagi saame paremini teha. Aga kui ma mõtlen konkreetselt just karusloomafarmide peale, siis seal on midagi natuke teistmoodi. Ma arvan, et enamikel meist on juurdunud kuvand rebasest kui elusolendist loomast, kes liigub metsas, läbib päevas palju maad, teab palju metsasaladusi ja kavalusi, mida meie ei tea. Ja näha teda selles väikses umbes 0,8 ruutmeetrise straatpuuris. Paljude rebaste puhul, mis juhtub, on see, et nad muutuvad täiesti apaatseks. See ei ole see, et nad on kodustatud ja harjunud, vaid nende vaim murdub ja nad annavad täiesti alla. Ja ma arvan, et see on minu jaoks üks kurvemaid vaatepilte, kui sa näed, et see muidu võib olla kirglik, tore indiviid on täiesti murdunud. Need on, kuidas ma arvan, et see paralleel võib öelda, ollagi just see, et nad on nagu sügavas depressioonis loomad, eks ju. Ja see on päris karm. Või kui me võtleme teise nurga pealt, siis hõberebased, kes on nii inimpelglikud, et kui sa kõnnid seal puuriridade vahel, see paanikahoog, mis kollektiivselt seal sadades ja tuhandetes loomades tekib, see lihtsalt tekitab selle küsimuse, et miks me teeme nii loomadele. Miks me teeme selliseid, miks me loome sellised tingimused. Ja ühtlasi, tulles tagasi, ma kipun inimesena hästi nagu konstruktiivne olema, et mitte jääda kuidagi hulpima sellesse negatiivsesse mõttesse. Õnneks me oleme praegu jõudnud nii kaugele, kus karusloomafarmide keelustamine on käega katsutav, kus me selle loomade õudsa kohtlemise saame lõpetada. Mida saaks teha tavainimene, kes soovib aidata loomi? Ja kõige olulisem küsimus üldse, et nähtamatutes loomades me seisame selle eest, et iga inimene saab aidata, eks ju, astudes väikseid samme, kas loomasõbralikemaid tooteid tarbides, toetades loomakaitseorganisatsioone, allkirjastades petitsioone, et need on väga-väga olulised sammud, mida teha. Me kõik ei ole valmis, tihti on see, et jah, et kui sa tahad loomi aidata, siis peab kohe nagu nulli minema loomse tarbimisega või mis kõik veel. See ei ole veel realistlik paljude inimeste jaoks ja me mõistame seda. Küll aga järgmine kord võib-olla, kui välja sööma minna, vaadata, kas seal on mõni maitsev taimne roog, proovida kikerherneburgerit, proovida Beyond Meati, see on erakordselt maitsev, see on nagu, seda ma soovitan maitseelamuse nimel proovida. Või kui osta poest mune või muid loomseid tooteid, vaadata, kust see pärit on, kuidas loomi peetud on. Kanade puhul jätta ostmata puurikanade munad, eelistada neid kanu, kes on saanud tiibu sirutada, maapinnal astuda, eks ju. Sellised sammud on erakordselt olulised, sest me võtame sellega seisukoha, mida me peame õigeks. Kuidas ma tahan, et seda olendit, kes on, olgu see kana või siga või veis, ta on täiesti haavad, ta on kaitsetu. Ja kuidas ma suhtun temasse, eks ju? Kas ma ütlen, ma pööran pea ära, mul on ükskõik kama 2 peas, et kõige odavam toode temast oleks turul, või ma võtan seisukoha, et kui me elame ühiskonnas, kus tarbitakse loomseid tooteid, siis loomade heaolu peab olema tagatud. Ja see on teema, kust me ei pööra pead ära, vaid kus me pöörame oma pead nende loomade kaitseks, et märgata nende olukorda ja nende kannatusi. Sest niimoodi üheskoos me saame muutuseid esile kutsuda, et kui me
vaatame Nähtamatute Loomade 3,5 aasta tööd, siis tänu sellele on juba paljud kanad, eks ju, keda enam ei peeta puurides tänu sellele. Nii et sellel kõigel on mõte ja meil on võimalik reaalselt tuua muutusi esile, et aidata loomi. Suur aitäh sulle, Kristiina, et jagasid oma väga häid mõtteid minuga ja väga suur tänu sulle, et tegeled nõnda tänuväärse tööga. Ja aitäh ka kõigile vaatajatele. Ja kui te soovite sarnaseid vestlusi veel näha, siis kindlasti püsige ka edaspidi Nähtamatute Loomade lainel. Aitäh kõigile!